Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet Väljast. Mina olen Neele Kullerkupp. Ja mina olen Teele Kaljuve, tere. No Teele, ütle mulle, kas sul on nende suurte suvesoojade kõrval olnud aega hoida silma peal ka uudisvool? Alati. Mis jäi silma? No minu silmad olid suunatud Albaania poole, mis on teatavasti ka siis Euroopa Liidus meie partner, sõber, liitlane. On seal mingisugune sügavam põhjus või lihtsalt hoidsid silma peal? Seal on hetkel praegu 6 päeva juba toimumas rahutused ja rahutused suunatud siis nii-öelda laiemalt öeldes miljardäride ja korruptsiooni vastu, aga võib-olla lähemale tulles selle vastu, et albaanlased ütlevad, et lõpetage ära meie saarele, palun mitte tuua luksuskuurorte Trumpi väimehe ja tütre poolt. Just nii, Ivanka Trump ja tema abikaasa Jared Kushner siis avastasid seilates mööda merd, et on üks imeilus saar ja nemad 1,4 miljardilise plaaniga endale ära napsasid, et teha siis sinna tõesti luksuskuurort. Mis on kurb, on see, et selle asemel, et albaanlased mõtleks, et see elavdab meie majandust, siis vastupidi, et saar on tugevat looduskaitse all, ehitused lõhuks ära nii palju floorat ja faunat ja kahjuks on ikkagi niimoodi, et korruptsioonist ei pääse me ka siin puhul, et üldse neile see võimalikuks teha, andis oma nõusoleku siis Albaania võimud, seal otsas peaminister, kes on just alles äsja olnud uurimise all korruptsioonikahtlustega, rahapesu kahtlustega, isegi süüdistustega. Nii et tundub, et kui me ühe sellise miljardäride saare saime ilusti nagu tähelepanu alt ära pühitud, siis äkki tuleb meile uus, kus all on üllatus, sõjaväebaasid ja punkrid. Tõepoolest, Edi Raama ütles, et seni kuni tema on ametipostil, ei ole mitte mingitki võimalust, et see investeering või arendus peatatakse, ütles ta siis nendele meeleavaldajatele. Seda meeleavaldust kutsutakse Flamingo revolutsiooniks. Sest Miami, Trump, Flamingo. Ja, aga asi on selles, et siin ehitus alla jääbki väga palju liike, et kilpkonnad, flamingod, hülged ja nii edasi. Ja kohalikud elanikud, ma vaatasin ka neid meeleavaldusi ja ma vaatasin siis nende protesteerijate või albaanlaste muresid ja võtsin ka ühe tsitaadi siit välja, et nad ütlesid, et Albaania pole müügiks, Albaania kuulub albaanlastele ja meie otsustame, mida siin teha soovime, et see planeeritav ehitus mõjutaks olulisel määral siis Albaania rannajoont ning sealseid elanikke, et tegelikult see murekoht on seal olemas, kui me räägime looduskaitsel olevatest liikidest. Aga teised kriitikud ütlevad, et mis looduskaitsest me räägime, et Albaania majandus on nii pekkis, et nii tore, et meile tuleb ju nii palju uut raha, meile tulevad jõukad miljardärid pumpavad raha, aga muudesse Albaania kohtadesse võib olla, nii et mõned on jällegi poolt, aga tõsi ta on. Eks see rahavõim lajatab kõikidele nendele liikidele ikkagi korralikult pikki pead. Aga ma olen väga uhke selle üle, et albaanlased niimoodi tänavatel on, et me oleme palju rääkinud seda, et meil ei ole sellist protestikultuuri, aga albaanlased, respekt. Arvad sa, et seal on ka seotud see olukord sellega, et seal on lihtsalt mingisugune vastumeelsus Trumpi suhtes ja et asi on just nimelt selles, kes selle investeeringu siin muidugi, sellepärast, et Ivanka Trump on andnud intervjuusid siia ja sinna rääkides, et et nii tore, et tema oma sõpradega, kes oli vist Nat Rothschild, temaga koos siis purjetades selle leidis ja Rothschildide, juutide, Trumpi link on ilmselge, et see ei ole enam mitte mingisugune kahtlane kahtlustus, et inimesed on saanud teadlikumaks tänu sotsiaalmeediale, on need lingid üsna ilmselged, et kohe väga kahtlane, nad rahulikult purjetasid ja siis selle imelise saare kogemata avastasid. Minu arvates selline rikkurite äraspidine loogika, et meile nii väga meeldis seal oli nii kaunis loodus, ehitaks selle täis. Et selles mõttes, et mis sellest siis nagu alles jääb, et kui sa teed sellest nagu betoonlinnaku, et siis seda ilusat loodust seal ju enam ei ole, eks ole. Et see on nagu see murekoht seal alati, et kus see hea tasakaal läheb. Ma olen nii rõõmus, et Eestis ikkagi selliseid nagu puutumatuid kohti on, et mul hakkas enda pärast ka nii häbi, et oli nädalavahetusel Aegnal
ja siis käisin ka seal ringi, appi, miks, siia saaks ju ehitada sellise villa, et siis ma hakkasin mõtlema, et teele lõpeta ära, et see ongi Aegna võlu. Aegna on ka minu selline üks lemmik puhkekohti ja ma tunnistan, et mulle meeldib Aegna juures see, et seal ei ole väga palju telefonilevi, sa lähed sinna, sa oledki oma mõtetega ja üldiselt ma eelistan seal ka puhata tavaliselt telgis, kuigi seal neid ööbimiskohti on, seal majutuskohti on, aga ikkagi, et kui sa lähed sinna, siis on see vahetu selline kontakt loodusega võiks seal juures käia. Muide, Jaapanist tuleb fraas forest bathing, mis on siis metsas kümblemine. Ja täpselt see ongi ilus asi Aegna puhul, jah? No me jõudsime nüüd küll väga ilusa teema juurde, aga ma pean ütlema, et minule jäi eelmisest nädalast silma hoopis midagi traagilisemat. See raputas mind korralikult ja see emotsioon minust ei ole välja läinud, vastupidi. Ehk siis Suurbritannias on samuti vallandunud väga suuremahulised meeleavaldused seoses sellega, et möödunud aasta detsembri algul pussitati seal 18-aastast tudengit Henry Novaki. Pussitajaks oli siis sisserändaja Vikram Digwa. Tegemist on sikiusku meesterahvaga ja selle asja teeb eriti räigeks asjaolu, et kui politsei jõudis sündmuskohale, siis politsei ohvrit ei kuulanud, et politseil on seal kokkupuuted rassismi süüdistustega niivõrd tugevad, nad kardavad uuesti rassismi süüdistuste alla sattuda ja nad kuulasid ainult ründajat, kes väitis, et seesama Henry Novak, kes siis pussitatuna seal tänaval käkras oli, et tema olevat siis rassistlikult kuidagi verbaalselt rünnanud seda Vikrumi ja tema siis turbani seal katsunud või midagi sellist. Ja selle asemel, et politseinik oleks kuulanud ära selle sama ohvri seisukoha või tema poolse versiooni, nad keerasid selle pussitatud noormehe sinna tänavale kõhuli, tõmbasid ta käed raudu ja kui noormees ütles, et ma ei saa hingata, et oli enda verre uppumas, et mind on pussitatud, vastas politseinik talle selle peale, I don't think you have mate. Ja ta oli seal veel 67 minutit, ma vaatasin selle järgi. See video on päris räige, selles mõttes nõrganärvilistel ma soovitan mitte vaadata, sellepärast nagu ma ütlesin, minusse see jättis jälje. Ja mis selle olukorra teeb nagu veelgi hullemaks on see, et väga paljud võimul olevad poliitikud on väga kidakeelsed selle juhtumiga seoses olnud. See juhtum sai, kuigi see leidis aset detsembri alguses, on ta praegu kõne all sellepärast, et kohtuistung lõppes 28. mail ja see Vikram Digwa sai siis eluaegse vangistuse, millest ta peab vähemalt 21 aastat ära istuma. Ja sellega seonduvalt siis avalikustati ka politsei kehakaamera videot, kus see kõik juhtunu siis nähtavaks tuli. Ja miks see brittidele veel on oluline, on see, et sikhidel on usuline õigus kanda nuga tänaval, kuigi ülejäänud brittidel on see keelatud. Ja see ongi tekitanud niivõrd palju sellist meelepaha politsei vastu, meelepaha valitsuse vastu. Need meeleavaldused, ma ei usu, et nad on raugemas, ma arvan, et nad koguvad ainult hoogu. Keir Starmer, kes on massiimmigratsiooni pooldaja, vaikib. Keir Starmer vaikib, teda on sellest palju süüdistatud, et tema ongi see süüdlane. Selle sama ohvri vanemad on öelnud, et nemad ei soovi, et kurjus kasvataks kurjust, nad ei taha, et see olukord läheks aina hullemaks. Sikid ise on avaldanud siis muret, et nemad kardavad nüüd vägivaldseid rünnakuid tänavatel. Ehk siis tegemist on sellise väga plahvatusohtliku olukorraga. Nii et ma arvan, et me sellest veel kuuleme, kuidas see lahendatakse. Mul ei ole aimugi sellepärast, et tõepoolest seal on tekkinud olukord, kus ohvrist võib saada siis, ütleme, politsei valesti hinnatud olukorra tõttu siis nii-öelda ründaja või veel korra topeltohver, ütleme siis nii. Need ei ole üldse kauged probleemid neile, et vaadates sotsiaalmeedias ringi, siis ka näiteks Eestis on naised teinud hästi palju erinevaid postitusi Bolti juhtide ahistamise kohta. Ja vaata, sotsiaalmeedias on alati, sa pead ikkagi olema väga allikakriitiline, on ju, et keegi võib-olla väidab midagi, keegi võib-olla ei väida midagi ja ma olen alati võtnud seda kuidagi nagu distantsilt, et
äkki juhtus väikene intsident, mul on ka juhtunud, on ju. Aga kui ma ise võib-olla puutusin kokku ka sellise ahistava käitumisega Bolti poolt ja ma sain väga kiiresti aru, et ma olen oma murega üksinda. Et kuna mu vastas oli tõesti teisest mitte küll teisest kultuuriruumist inimene, minul oli Afganist ja me läksime täiesti sõtta teemal Sharia law, on ju. Ja lõpuks jäi mina süüdi ja ta kutsus mulle politsei. Ma ütlen, et need olukorrad ongi sellised, väga keeruline on neid erinevaid kultuure siis kuidagi lõimida või eriti siis, kui ühel on nagu rohkem õigus kui teisel, ütleme nii, nagu seesama noa kandmise õigus, eks ole. Et ülejäänud brittidel seda ei ole, ka siis, kui tekiks olukord, kus neil on vaja seda kasutada enesekaitseks, nad seda teha ei saa. Ja kuidas sellest olukorrast välja tulla, kuidas lahendada seda, mis on juba tehtud, kuidas tasakaalustada neid inimesi, kes on niivõrd eri poolustele praegu viidud, kes on niivõrd ärevil sellepärast, et nende koduriik on justkui käest ära võetud. Minul selle kohta lahendust ei ole. Mul on ausalt öeldes hirm, et kas või kuulates, kuidas inimesed avalikult sõna võtavad ja pärast kommentaare lugedes, et kui sa isegi julged välja öelda, et tead, et ma olen Eesti poolt ja Eesti rahva säilitamise poolt ja ma ei tea, mis iganes need võib-olla utreeritud väljendid on, siis kommentaarium on ikkagi üsna kuri ja väga selline verejanuline, ma ütleks, et ma tõsiselt loodan, et Eestis asjad nii hulluks ei lähe. Meil on siin muidugi vanglareform tulemas, on ju. Loodame, et kuskilt jääb ikkagi eestlastele omaselt see kaine talupoja mõistus niimoodi peale kõikidele nendele muudatustele ja me saame tänu sellele lahendatud nii mõnegi mure. Ja vaata, kui oluline on tegelikult valimisaktiivsus ka, et me ei saa ju pärast kritiseerida otsuseid, milles me ise pole kaasa rääkinud, et ma loodan, et kõik inimesed lähevad ise nüüd järgmisel aastal ikkagi korralikult valima ka ja annavad oma hääle sinna. Ütle seda Keir Starmerile, kes praegu on seal võimul, aga inimesed siiski ei ole temaga rahul, ei ole tema tehtuga rahul, ei ole tema otsustega rahul, ei ole tema tagant järgi tehtud selliste käitumistega või vaikimistega rahul. Väga kurb olukord ja ma mõistan su valu, seda on emana väga-väga keeruline vaadata. Aga me lähme siit edasi natukene rahulikemate teemadega ja suundume hoopiski finantsmaailma. Edasi liigume teemaga, mis võib esmapilgult tunduda liialt finantstehniline, kuid tegelikult puudutab meist varsti igat üht. Brüssel valmistab ette digieuro õigusraamistikku, mis peaks vastu võetama juba selle aasta lõpuks. Meil on stuudios Eesti Panga nõukogu liige, Eesti 200 liige, Riigikogu liige Tarmo Tamm. Palun ehk selgitaksite, mis see digieuro üldse on ja miks meil seda vaja on, kui meil on olemas juba Apple Pay, Mastercard, puutetundlikud maksesüsteemid, et milleks meile veel midagi? Teile sa suunasid juba selle küsimuse ära. Me ei pea ütlema, miks meil seda vaja on. Kas meil seda vaja on? Okei. Kas meil seda vaja on? Et kas meil seda vaja on hea küsimus, et võib alati öelda, et ega küllale liiga ei tee, aga suurem põhjus ilmselt on vaata natuke ajalukku, et eks seda digieuro-laadset toodet on siin varemgi otsitud, et Rootsi proovis luua oma digisekki mingi aeg tagasi ja see mõte on ikkagi see, et sularaha käitlus muutub aina kallimaks ja ebamugavamaks ja ühiskond kasutab seda vähem, et võib-olla oleks hea, kui midagi asemel on. Ühest küljest võib öelda, et kaardid juba on asemel, aga paraku kõik kaardid ja kaardimakselahendused on meil Euroopa vaates välismaist päritolu ehk et Ameerikast või ka Hiinast ja seega on ilmselgelt see soov siis luua midagi enda Euroopa oma. Euroopa Keskpank rõhutab, et tegu on ainult väga privaatsete olukordadega, et keegi ei näe, kuhu meie raha kulub, aga kuidas see tegelikult on, kui me räägime siin ikkagi piirangutest ja jälgimisühiskonnas, siis kuidas see pilt tegelikult välja nägema hakkab? No tegelikult ongi niimoodi, et plaan on ta luua sellisena, et kõik digieuro kasutajad on koodi all ja Euroopa Keskpank seda ei näegi, küll aga näeb kommertspank, et sellel on omad nii head kui halvad küljed, et hea on see, et siis justkui halb on see, et hea tahtmise korral saab alati süsteemi muuta ja teine pool, väiksem probleem võib-olla on see, et
kuigi selle digieuro maht ühe inimese kohta on plaanitud 3000 eurot, siis kui sa oma telefoni ära kaotad, siis võib juhtuda, et ka sinu sularaha on ära kadunud. Aga räägime sellest, et kas see trend ikkagi liigub sinna poole, et sularaha on juba mineviku muusika? Või mingil määral jääb ta siiski kasutusse alles? No mingil määral jääb ta kindlasti kasutusele, ja kui inimestele meeldib ikkagi maksta sularahas, siis kindlasti peab neile see võimalus jääma. Ehkki paljudes riikides, paljudes kohtades on see juba välistatud. Sularaha kui sellist absoluutselt ei aktsepteerita. Ma arvan, et neid kohti vast väga palju ei ole. Ikka on, näiteks kui panna reservatsioone restorane Rootsis, Norras, siis mulle tuli vähemalt ühest grupist küll meil, et tänud teie pooleaastase etteregistreerimise eest tuletame meelde, et meil on tegu sularahavaba ketiga, palun arvestage ja sellega. Mul on Inglismaal väga palju selliseid vahejuhtumeid olnud, kus absoluutselt sularaha enam ei aktsepteerita. Aga miks selle keskpanga digivaluuta ja Euroopa digivaluuta vastu nii palju ollakse, et väga palju on kriitikuid, kes ütlevad, et see võimaldab inimeste rahakasutust liigselt jälgida. Näiteks Cato Instituut on öelnud, et seal võib olla üksikuid mingisuguseid selliseid privileege selles digirahas, aga tegelikult neid miinuseid on oluliselt rohkem. Selles etteheites on omajagu tõde, sest nii palju kui mina aru olen saanud, siis Euroopa Keskpank palkas sisuliselt oma eraldi lobimeeskonna, kes käis siis Euroopa võimustruktuurides inimesi veenmas, et sellega on mõistlik edasi liikuda. Kui me nüüd vaatame, et kes on sellise digieurolaadse toote kehtestanud, siis ega arenenud maailmas väga palju näiteid ei ole. Näide on kindlasti Hiina ja Hiina on ju meil teada-tuntud kontrolliühiskond ja on mõned Kariibi mere saared, aga seal on põhjus see, et kohalikud valuutad ei ole ülemäära stabiilsed ja ainus võimalus siduda ennast enam-vähem stabiilse dollariga ongi selline sisuliselt nagu krüptoraha, aga mis on siis tagatud USA dollariga. Aga rääkides otse ja otse koheselt, siis kes kõige rohkem sellest võidab? Et ma ei usu, et kehtestatakse mingisugune uus valuuta ilma, et keegi sellest võidaks, ilma, et kellelgi oleks seal oma kasu mängus. No kasu on võib-olla raske otsida. Kindlasti on tähtsate ametikohtadel olevatel inimestel ja ka poliitikutel alati soov kuskile märk maha jätta ja midagi ära teha, et võib-olla on see üks selline asi, mida kas te peate silmas Ursula von der Leyenit või tema on selle häälekas nii-öelda toetaja olnud küll, et kas see võib olla tema? Euroopa Keskpangal on ka oma president, et võib-olla see on ikkagi Euroopa Keskpanga initsiatiiv, mida siis Euroopas ka toetatakse. Aga on see tõenäoliselt samm tugevama jälgimisühiskonna suunas? Kui seda teha nii, et ei ole ja nii-öelda pahad võimule ei saa, et siis kindlasti mitte, aga seda suure tõenäosusega saaks ära kasutada, aga võib-olla ei ole see nii oluline, sest oluline see, et alustuseks inimesed peavad selle vastu võtma ja hakkama seda kasutama, et kui seda mitte keegi ei kasuta, et siis ei ole ka mingit jälgimist ega ei ole ka mingit muud ohtu. Aga kontrolli asjus see võiks ju olla teoreetiliselt, ma siin utreerin muidugi, et näiteks kui sinu digiraha on Euroopa Keskpanga kontrollida ja võib näiteks öelda, et näete, et see kodanik X ei täida oma kohustusi ühiskonna ees, ei maksa kas hooldusõigusega välja määratud elatist, ületab kiirust ja siis äkki pannakse seda konto kinni. See on ju ka variant praegu. Kas see ei ole mitte otsene kontrolli ühiskonna? Läbi kommertspanga on see variant ka täna olemas, et see link ongi sealt ära katkestatud, et Euroopa Keskpank tegelikult ei tea, kes on need kodanikud oma digirahakottidega ja kommertspank teab. Aga kommertspank täna teab ka, kes on tema krediitkaardi saaja. Et selles mõttes sealt on see lahel nagu läbi ammustatud. Aga mis ajafraamist me üldse räägime, et räägitakse, et selle aasta lõpuks siis tuleb õigusraamistik, aga kasutusele justkui ta peaks tulema aasta 2029, kas see on realistlik plaan, realistlik olukord, et aasta 2029 nii ongi või on seal veel debateerimise kohti? Ja kuidas Eesti Pank sellesse olukorda üldse suhtub ja valmistub? Nagu igas korralikus organisatsioonis, nii on ka Eesti Pangas inimesi, kes toetavad vähem või rohkem seda mõtet, ja see on täiesti normaalne, et ega
kõik ei pea üheskoos rõõmsalt kõikide asjadega nõus olema. See oli üks häda selle digieuroga vast on see, et Eesti Euroopa Keskpank ei ole mingisugune suuremat sorti innovatsiooniasutuse, et kui me selle digieuro valmis teeme, et siis seda muutusi seal läbi viia saab väga suure tõenäosusega olema üsna keeruline, aga kui kogu ülejäänud ühiskond ja kaardimaksed hoogsalt arenevad, et siis ta põhimõtteliselt võib ka nagu arengule jalgu jääda. Aga kas teie olete selline innovatsioonimeelne ja ootate digieuro kasutusele võtta? On see midagi sellist, mida te pooldate? Mulle üldiselt kõik uued ja ilusad asjad meeldivad, jah. Aga räägime nüüd üksipulgi sellisele tavakasutajale lahti digieuro. Kuidas see toimib? Mis asi see on? Kuidas seda kasutada saab? See on põhimõtteliselt nagu rahakott, et sa lihtsalt, ma arvan, et see juhtub, me ju täna ei tea, kuidas see täpselt juhtub, aga suure tõenäosusega, kui see kõik läbi läheb, et siis kõiki pankasid kohustatakse kodanikele nende soovi korral looma seda digieuro rahakotti, kuhu nad saavad oma kontot siis kanda 3000–4000 eurot ja see on piiratud sellepärast, et pankadel ei oleks muret, et raha nende nii-öelda haldusalast välja jookseb. Ja siis on seal teiselt pool ka, et seal ilmselt intressi ei hakka olema, et inimestel ei ole mõtet sinna väga palju raha paigutada, et tekib selline digitaalne rahakott, mis on sisuliselt sinu telefonis, millega sa siis saad käia ringi ja maksta. Nüüd, kui sa lähed, maksad sõbrale, siis see läheb tema rahakotti, kui see summa läheb suuremaks kui 3000 eurot, siis see läheb tema tavalisele kontole üle. Kui sa lähed poodi ja maksad leivasaia eest, siis see muutub jälle tavaliseks euroks, sest juriidilistele isikutele nii-öelda digieuro rahakotti ei ole ette nähtud. Nii et kommertspankadele see uue digivaluuta kasutusele võtte kuidagi varba peale ei astu? No ikka astub, see võtab ju tüki nende ärist ära, et see võib olla ka üks probleem, et kui regulatsioon võtab ettevõttel tüki kasumist ära, siis peab selle kuidagi asendama, et kui mingit muud moodi ei asendata, ega siis pank saab asendada seda väikese intressitõusuga. Aga no me kõik mäletame euro hinda ei tõsta kampaaniat, kõik seda mäletavad, kõik seda tuletavad meelde üksteise võidupoes hindu vaadates. No mida see digieuro siis veel teeb? Kas tõstab veel rohkem meil hindu? Ma siiski ütleks, et minu arust meil on põhjust kõigile euro üle rõõmsad olla. Et tõstis hindu või tõstnud hindu, ega suured hinnad ei ole probleem on ikka väiksemad sissetulekud, et pigem on see probleem. No tehke siis midagi seal Riigikogus, ootame. Aga miks meil siin Eestis on nii vähe sellest kuulda olnud, miks meil ei ole debatte olnud? Kas kuskil Euroopas võetakse otsus vastu, tehakse ära ja me oleme fakti ees? No me oleme ikkagi osalised selles otsuses, et ka Eesti Pank on oma sisendi andnud ja üks oluline osa sellest, et miks ka Eesti nõustus, on see, et saab teha offline makseid. See tähendab seda, et sellest digieuro rahakotist saab maksta ka siis, kui kõik süsteemid on maas. Et see ongi sisuliselt sinu sularaha kott ja kui süsteemid ei tööta, siis saad ikkagi minna poodi, maksta sõbrale, juuksurile, kellele iganes, kus sa mingit teenust saad, naabrimehe käest kartuleid osta, et sul on see raha olemas. Et see on üks suur mõte, miks seda teha. Tõsi on ka see, et täna on ka kaartidel hädaolukorras võimalik maksta nii, et sa ei ole süsteemi osa, aga see võimalus, see summa on oluliselt väiksem, mis sulle niimoodi võimaldatakse maksta ja Eesti Pank seda ei reguleeri, et see on kõikide kommertspankade sisuliselt enda otsus. Muudab see Euroopat kuidagi iseseisvamaks ka, et näiteks asendab see siis nii-öelda PayPali, mis on USA firma, et me ei ole enam sõltuvuses USA firmadest sedavõrd, vaid me saame siin omade vahenditega ära arveldatud, arvestades seda, et USA ja Euroopa suhted on nagunii kuidagi leigemaks muutunud. No kindlasti, oma süsteem on ikka oma süsteem, lihtsalt võib juhtuda, et ta muutub kallimaks kui tänane, sest et Ameerikas tehti ju nii-öelda maksesüsteemid Teile juba hinnad tõusevad. Tehti maksesüsteemid ju selleks, et Ameerika inimesed saaksid käia üle maailma ja maksta oma arveid kaardiga või erinevate maksesüsteemidega, siis Euroopa üheskoos sellist süsteemi ei ole suutnud luua. Ütleme kõik sellised startupid, mis on proovinud teha kaardimakseid, siis suured Ameerika ettevõtted on nad alati ära ostnud
kui need vähegi ole hakanud hästi minema ja sellepärast neid ka ei ole tekkinud. Tuleme tagasi korraks Hiina juurde, et Hiina on tõesti muutnud selle kõik kontrollimehhanismiks, et meil on raha aegumistähtajad, geograafilised piirangud. No öelge palun, kuidas seda siis Euroopas vältida nii, et me ei muutuks samasuguseks? Eks see ongi ju otsustamise küsimus, et millist ühiskonda me tahame. Et täna on võimalik ju... Otsustamise küsimus kellele? Kes seda otsustavad? Rahvas nagu ikka on... Rahvas ju valib poliitikud teevad programmi, kirjutavad enne valimisi, mille eest nad lubavad seista. Ja siis minu arvates nende asi ei ole pärast enam arutada, vaid vastavalt oma mandaadiga minna ja teha. Et eks see ongi nagu ühiskondlik otsus. Et meil on täna võimalik põhimõtteliselt kõik inimesed ära kiibistada. Me saame teada iga kiiruse ületamise, iga vale käitumise, kui sinna lisada juurde veel kaamerad, iga kord trahvida, kui keegi midagi valesti teeb. Ja see põhimõtteliselt on võimalik, et lihtsalt küsimus sellest, me tahame seda või taha. 1948, kas kuidagi nagu jube tuttavad? Me oleme väga lähedal sellele, et lihtsalt küsimuseks me nagu tahame sinna siseneda ja kõikide nende suurte süsteemide selline väga jõuline rakendamine võib viia sinna lähemale. Nii et Orwelli nägemus on paratamatus? Ei tarvitse olla, kui me seda soovi valimistel ei kinnita, et siis ei tohiks niimoodi minna. Aga te ütlesite, et Eesti Pank on selles diskussioonis omapoolse sisendi andnud. Mis see teiepoolne sisend oli? Kas teil oli ka mingisuguseid murekohti, millele te rõhusite seoses selle digieuro kasutusele võtuga või ütlesite, et andke aga minna ja vabad käed ja me oleme nõus kõigele, ja me ootame juba tulemit? Eesti Pankal oli väga selge arusaamine, et üks põhjus, miks Eesti Pank sellega ja siia terve Eesti sellega nagu nõustus, oligi see, et tekib ka offline maksete võimalus, mida meil sellisel kujul seni ei olnud. Palun seletage, mis see täpsemalt on? Offline makse kõlab nagu offshore, ma ei tea, account kõlab midagi keelatud. Mis see ei ole nii halb, et see tähendab veel seda, et kui meil on mingi hädaolukord, kus pangakaart ei tööta, ehk et maksesüsteemid on mis iganes põhjusel maas, siis kõik, kellel on digieuro rahakott, saavad käia ja oma telefoniga sooritada makseid, sisuliselt siis teise telefoni või makseterminali. Just. No hetkel tegeletakse selle õigusraamistikuga, mis sinna õigusraamistiku alla kuuluma peab, et mis on need punktid, mis tuleks seal kindlasti ära kaardistada ja ära märkida ja et hiljem ei oleks sealt mööda hiilimist. Ma saan aru, et rahapesuga tegelemine on üks, et kuidas saab jälile rahapesu seal on igasugu KYC-d, AML-id, et sellised väljendid, ma saan aru. Rahapesu üks oluline asi ongi see, et kommertspank on vahel, et ta ei ole otse Euroopa Keskpangaga seotud, vaid kommertspank vastutab siis selle eest, et rahapesu ei toimuks. Et see on sama sisuliselt nagu sinu tavaline konto, nagu sinu krediitkaardi maksed, et see kõik peaks toimuma suht samamoodi. No ütleme siia lõpetuseks veel inimestele mingisuguse sellise lootustandva sõnumi ka, et kõik ei oleks meeleheitel, et kohe hakatakse Keskpanga poolt nende rahakotti ja nende kulutusi ja nende reise ja nii edasi kontrollima. Et kas tegelikult tuleks olla hirmul või pigem mitte? Ma arvan, et hirmul ei maksa nagu kindlasti olla, aga ja ka keegi, kui pankasid suure tõenäosusega sunnitakse seda kodaniku soovil looma igale inimesele digirahakotti, siis kodanikku kindlasti ei sunni mitte keegi, et kui on kus või küvekenegi hirmu, siis ei maksa omale seda digirahakotti teha, aga siis peab ka arvestama sellega, et kui juhtub mingi äpardus elektrooniliste maksetega, ja sul sularaha juhtumisi olemas ei ole, et siis sel juhul sa oled ilma rahata. Madratsi alla tasub ikkagi edasi koguda. Ja madratsi alla mahub ka rohkem kui 3000 eurot, et see on ka nagu boonus. Suurepärane. Aga millal tekib see diskussioon? Ma ikkagi tahan veel teada Eesti ühiskonnas, kus inimestega seda temaatikat arutatakse, ilma et ühel hetkel plaksti on see olemas ja nii edasi. Me saame esimesed olla neile. Ja me just ära alustasime, ma saan aru, et selles mõttes igati positiivne. Ja, kui keegi arvab teisiti, siis ta võib tulla ja rääkida, et tegelikult on asjad hoopis teistmoodi ja see on igati teretulnud. Tarmo Tamm, me täname teid selle intervjuu eest. Oli puhas rõõm.
oma saate viimases loos räägime legendidest, räägime müstikast. Teile inimestele meeldib selline müstiline maailm, eks ole, ja neile meeldivad sellised uudised, et kuskil on midagi, mis on seletamatu, olgu tegemist siis lumeinimestega või millega tahes. Aga Nõidadega. nüüd me lähme Šotimaale. Ameeriklane Nicholas Wiegand käis Šotimaal turismireisil, tegi palju pilte, sealhulgas ka Loch Nessi järvest ja väitis, et püüdis fotole ei kellegi muu kui Nessi enda, ehk siis Loch Nessi koletise. Kui tore! Ja käesoleval aastal on tegemist juba 5. sellise teatega. Räägi mulle, mis on sinu seisukoht Nessiga või siis Loch Nessi järvekoletisega, kas sulle meeldiks mõelda, et ta on olemas? Mulle väga meeldiks mõelda, et ta on olemas, sellepärast et tegelikult nali naljaks on ju maa- ja veealune maailm meil väga suuresti uurimata, et ma küll usun, et ma ei tea, kas seal on otseselt nagu Nessi ja merineitsid, aga ma arvan, et on väga palju, mida me ei tea ja võib-olla ma ei tea, tore on mõelda, et kuskil see müstika siiski. No aga kes see ütleb, et ei ole olemas? Ma kunagi mõtlesin ka, et humanoidid on täielik ulmelugu. No ei ole, nüüd on meie seas käivad ringi robotid. Võib-olla kuskil on keegi merineitsi, me ei tea, võib-olla ei ole. No kui Kushnerid sinna seda suurehitust tegema ei hakka ja järve tühjaks ei lasta, et siis sellisel juhul see müstika vast säilib, et et legendi järgi siis nähti Nessit esmakordselt 565. aastal, et dokumenteeritult, aga alates 1871. aastast. Aga me jätamegi saate lõpetuseks siis selle väikese pildi teile siia, mille see ameeriklane Nicholas enda puhkusel olles tegi ja otsustage ise, kas tegemist on Nessiga või mitte. Meie kohtume teiega taas aga juba järgmisel esmaspäeval ikka Õhtulehes.